me teeme tööd siis juua täit peaga, autoroolist kindlasti juua täit peaga. Poliitikute saatus on särada, nende jutt on sorav ja libe. Selle kõige juures tuleb ka tihti klaase kokku lüüa, tähistamaks uut poliitilist võitu või teinekord kurbust vastasele allajäämise korral. Nagu öeldakse, põhjuse leiab alati. Kahjuks on ka erinevatel aegadel meie poliitiline eliit segamini ajanud piiri, mis läheb lubatud ja lubamatu vahel. Nii, tervist! Olete jõudnud? Millal? Kui palju? Kõige legendaarsem mees on loomulikult keskerakondlane ja tänane Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo. 1999. aasta juulis tuuritas mees sõiduautoga Volvo Tallinna kesklinnas, pannes toime avarii. Tubli poliitik mõlkis ära tee äärde pargitud 3 autot. Vaid politsei kiire reageerimine suutis orientatsiooni kaotanud roolijoodiku tabada. Mees istus kõigepealt pikalt autos, välja ei julgenud tulla. Puhumisest ta keeldus. Lõpuks viidi vaevu jalul seisev keskerakondlane Wismari tänavale ekspertiisi. Arstidel õnnestus purjus mehest siiski vajalik õhk kätte saada ja tulemuseks fikseeriti 3,48 promilline joove. Korralik laks. Kas on siis väga tavaline, et nii purjus peaga võib autorooli istuda? Ei ole. See on mitte tavaline, vaid erakorraline. Härra Kallo, miks te võtsite autoroolis? Mitte... Miks võtsin? Pidin koju sõitma. Kuidas? Pidin koju sõitma. Aga kas te tulite sünnipäevalt või peolt kuskilt? Ei, sõbraga koksaama. Mis te arvate, kuidas see nüüd teie karjäärile mõjub? Ma ei oska öelda. Promill oli üle 3. Kui palju te ära jõite? Mõned õlled. Veini. Härra Kallo, mõnest õllest ei jää selliseid promille? Veini sai ka jood. Ehk ka pisut teravam? Ei. Lapsepõlvest peale ma ei joo kangeid alkohoolseid jooke. Ainult veini ja õlut. Ma erakonnast üldse räägis. Näiteks, meil on niimoodi... Kui meil on erakonnast, siis küsimus on Isamaa, ütleme, et see välisminister Hendrik Ilves ja tema naised ja tema probleemid. Mina kohtuks ukse nendesse. Ei ole küsimus erakonnas üldse. Mida arvas selleks ajaks juba Volvo Kallo hüüdnime saanud mees eelmisest seiklusrohkest päevast? Pohmellikiuste tuli vastuseid anda. Rahva poolt valituna pean ma vajalikuks öelda, et olen süüdi ja sügavalt kahetsen eileõhtust juhtumit. Mul on raske enda õigustuseks midagi öelda. Võib-olla on viimaste kuude ja nädalate pinge olnud suur ja eile toimus vast mingisugune lõdvestumine. Kahjuks ma läksin sellega liiale. Stress, pidev stress. Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete, siia vahele.